kõigile! Ma olen taas siin kanalil nagu iga aasta alguses lubamas endale, et ma olen see aasta aktiivsem, see aasta ma teen rohkem. Aga proovisin see aasta seada sellised ratsionaalsemad eesmärgid seoses selle YouTube'i kanaliga, sest ma tean, et mul on üle pea asju, mida teha, et ma suudaksin olla siin ikkagi mingis mõttes aktiivne, aga et ma sellega ennast üle ei koormaks. Selle aasta siis esimene video, tegelikult see on selline üks video ühes sarjas, mida ma tahan luua. Videod, mis tutvustavad teile kuidagi moodi minimalismi. Ja tänases videos ma keskendun rohkem enda toale ja enda toa dekoreerimisele. Ma siiralt loodan, et te saate inspiratsiooni sellest videost, näiteks enda toaga tegeleda või kellelegi teisele seda videot saate, kes hetkel, ma ei tea, enda toa dekoreerimisega tegeleb või see võib inspireerida enda elu minimalistlikumalt seada, enda eluviise. Nii et lähme kohe esimese teema juurde. Mis asi see minimalism siis tegelikult on? Minimalism võib olla tööriist, võib olla eluviis, liikumine, mõttelaad, mood, stiil. See võib olla väga-väga palju erinevaid asju. See esineb meie erinevates eluvaldkondades, nii et võib-olla sa viljeled minimalismi juba täna, sa lihtsalt ei pruugi sellest teada, et tegelikult see on lihtsalt üks järjekordne silt, aga minu arust see on selline silt, millel on tegelikult selline hea mõju ühiskonnale, meie vaadetele, meie eluviisidele, keskkonnale, et sellel võivad olla väga-väga positiivsed tagajärjed minu meelest. Minimalismi isiklik tähendus võib meil kõigil erineda, me võime sellest erinevalt aru saada, kuid ma leian, et tänapäevases tarbimisühiskonnas päris igaüks ennast minimalistiks nimetada päris ei saa. Siiski on sellel ka selline üldine mõte, et vähem on rohkem. Mis siis omakorda tähendab seda, et me ümbritseme ennast teadlikult nende asjadega, inimestega, mõtetega, mida me peame tegelikult oluliseks, mis on eluks vajalik ja mis täidab mingisugust eesmärki meie jaoks. Enda järgmiste minimalismi teemaliste videodega ma loodan siis teieni tuua seda arusaama, üldpilti, mis asi see on, kuidas see meie erinevates eluvaldkondades esile tuleb. Natuke siis sellest, milline on minimalistliku toa põhiolemus. Ja see tugineb täiesti ainult minu enda vaadetel ja sellel, kuidas mina enda tuba kuidagi üritasin sättida ja kuidas ma lõin sellest enda jaoks sellise mõnusa koha. Ma arvan, et üheks märksõnaks on kindlasti toonid, mis su toas esile tulevad. Ma leian, et on hea, kui on selline 2, 3, 4 põhitooni. Minu toas on näiteks selline beige, roheline, kuna mul on taimed, ja valge kindlasti. Ja siis mingisugused natukene tuleb veel mingisuguseid toone juurde, aga põhilised toonid ongi selline beige ja valge, mis sobivad omavahel hästi kokku ja tekitavad sellise rahuliku tunde siia. Samuti looduslikud materjalid. Minu arust need loovad ka sellise rahulikkuse, maaläheduse eelkõige ja tunduvad palju mõistlikumad sellises minimalistlikus toas, kui et mingisugused tehismaterjalid rohkem. Siis minu puhul ka see, et vähe dekoratiivseid esemeid, et iga ese, mis mul siin toas on, et see tegelikult täidab mingisugust eesmärki. Mul on ainult võib-olla 2-3 sellist dekoratiivset eset, mida ma üldse ei kasuta või mis lihtsalt seisavadki kapi peal näiteks. Ja siis viimane haakub natuke sellega, et dekoratiivseid esemeid pole mõttetut kraami. Reaalselt mu eelmine tuba, kui te olete mu kanalil kaua aega jälginud, siis ma tegin kunagi enda toast toatuuri nagu 3-4 aastat tagasi. Ja see oli väga kirju, väga palju mõttetut kraami minu jaoks. Mul on nii hea meel, et mu toas pole enam seda asjatut ja mõttetut kraami. Ja nüüd me jõuamegi minu toa elementide juurde. Nagu ma mainisin, siis mul on hästi selline hele tuba. Mul on suur aken, kust tuleb valgus sisse ja siis on mul mingisugused elemendid, mis on minu arust toa juures olulised minu jaoks ja millega ma enda tubas olen täiustanud. Esiteks kindlasti rohelised toataimed, üks on mul ka siin selja taga. Mul on hetkel 3 taime, kes on mul kõik toa ühes pooles, kuna seal on valgus, aga ma loodan leida mingisuguseid taimi, kes sobivad ka toa tahapoole, et mul oleks seal ka rohelist värvi, kes nii palju valgust ei vaja, aga minu arust rohelised taimed sobivad igasse tuppa ja nad loovad sellise loodusläheduse. Voodipesu ja üldse see, kuidas enda voodit sead, et mul on selline hele tähekestega voodipesu, mis sobib siia tuppa. Kui ma päeval seal ei maga, siis mul on selline valge voodikate, mida ma selle peale panen. Voodi on nagu nii suur osa mu ruumist, et mul on oluline, et see sobiks sellega kokku ja oleks ka selline rahulik nagu terve mu tuba, et minu arust on oluline, et sul oleks selline hästi valitud voodipesuga.
klaaspurk või üleüldiselt klaas. Ma üritan enda tuppa võimalikult vähe plastikut jätta, et mul ongi sellised looduslikud materjalid nagu puit. Samuti ma olen taaskasutanud mingisuguseid klaaspurki, et hoida enda pastakaid ja asju laua peal ja siis sellist, see oli vist äkki veinipudel või selline klaasist, et kuhu sisse ma panin mõned õlekõrred ja ma panin need vist kevadel sinna, need on nagu väga kaua seal olnud ja need nagu kestavad ja need sobivad hästi siia tuppa, loovad ka sellist maalähedust. Et klaas on kindlasti üks asi, mida saab väga hästi taaskasutada ja mida saab hästi ära kasutada. Siis raamatud, minu väga oluline osa. Ma olen raamatud pannud enda sellisele, see on tegelikult mu kummud, kus mul on riided, mul ei ole otseselt töökappi, aga sinna peale ma olen siis pannud mõned raamatud, mis jätavad sellise esteetilise mulje võib-olla. Ja siis mul on selline korv ka raamatutega, kus mul on veeraamatuid. Aga minu arust raamatud näitavad või ütlevad väga palju inimese kohta ja mul on oluline, et need oleksid mul kusagil kas või natuke nähtaval kohal. Vaibad, mul on sellised heledad beežid vaibad, mis on, need ei ole päris sellised lapikud, vaid need on sellised pehmed ja mulle väga meeldivad, need annavad sellele toale juurde küll väga palju. Et isegi vaipa saab väga hästi kasutada ka nii, et kui sul on näiteks selline hele tuba, sa tahad natukene mingisugust kontrasti luua, siis sa saad ostagi mingisuguse mustri või mingisuguse värviga vaiba, mis annab väga hästi kontrasti kindlasti. Siis kindlasti küünlad ja ma panin ka soolalamp. Mul soolalamp ei ole, mul on soolaküünal. Selline mõnus oranžikas, roosakas. Ja see sobib tegelikult väga hästi selle toonidega kokku. Ja siis samuti kõik teised küünlad ka. Mulle meeldib küünlaid õhtuti põletada, kui ma mediteerin või teen joogat, et siis on selline mõnus atmosfäär. Unenägude püüdja on olnud igas mu toas, ma arvan. Kuidagi selline oluline, aga selline hästi ilus dekoratiivesega minu arust, et tegelikult teda võib nimetada kui dekoratiivesemaks, aga kuna ma olen natukene, viimasel ajal eriti selline spirituaalne inimene, siis unenägude püüdja käib väga, väga kokku sellega, mida ma tahan enda tuppa luua, sellist enda olemust. Siis ma panin ka kirja joogamatti, mille ma sain jõuludeks, kuna ma hakkasin joogat tegema, siis ma tahtsin joogamatti ja seisab ühes nurgas, aga see annab ka juurde. See on selline element, mis kuidagi on selline isikupärastatav, et ma paningi selle sinna ja see näitab, et ma teen joogat ja see on seal, sobib ka mu toa värvidega kokku. Siis kindlasti erinevad seinamaalid. Mul on üks seinamaal, mis on selline kollakate toonitega. Mulle võib-olla need toonid ei sobi nii hästi kokku, aga ma olen seda õppinud armastama, et see on seal selline budamaal, mille ma kunagi sain jõulukingituseks. See on väga kaua mul olnud ja see annab tegelikult juurde, ta on jällegi selline isikupärastatav asi, on mingisugune seinamaal või seinamaalid, et need annavad ka kindlasti oma kontrasti toale. Ja viimaseks ma panin kirja kardinad. Mul on sellised heledad kardinad, mis mu ema lõikas vanadest kardinatest, ehk siis täielik taaskasutus, teine ring, millele mul on väga hea meel ja need annavad selle toale juurde, et mul rulood ei ole, et kui ma hommikul ärkan, siis ma ärkangi põhimõtteliselt päikesevalguse peale ja ma leian, et mul hetkel ei ole siia tuppa rulood vaja, et need kardinad väga hästi kuidagi sobivad selle toa energia ja atmosfääriga kokku. Ja nüüd siis jõuame selle juurde, et ma räägin natukene sellise toa eelistest. Minu jaoks on neid väga palju. Esimene, mis mul pähe tuli, on kindlasti see, et segadus on kergesti tuvastatav, ehk siis mul on palju rohkem motivatsiooni koristada seda tuba, kui oli minu eelmist tuba, et siin toas ma lihtsalt tahan hoida korda, ma tahan, et see oleks minimalistlik ja ma tuvastan kohe ära, kui kuskil on mingisugune riiete kuhi või asjade kuhi, et siis ma tean, et ma pean kohe ära koristama selle. Ma leian, et see on ka kindlasti raha kokkuhoiu koht, et kui sul on selline minimalistlik mõtteviis juba olemas, siis ma leian ka, et sa ostad võib-olla vähem mõttetut kraami, mida sul tegelikult tarvis ei lähe. Et iga asi on eesmärgistatud. Muidugi võib tulla ette võib-olla investeerimist kallimatesse asjadesse ja mööblisse, kuid seejuures ikkagi tasub tuletada meelde, et kõige targem on kasutada seda, mis sul juba olemas on või osta teiselt ringilt. Meie, kui me hakkasime vanematega seda tuba ümber tegema, siis ainuke uus asi, mis me vist ostsime, oli põrandalamp ja muud asjad kappidele me lihtsalt oranžidele sahtlitele me lihtsalt kleepsime valged kleepsud peale, siit on näha ka neid, et midagi uut me siia otseselt ei ostnud juba, nagu mainisin, et kardinad, taaskasutus, et kõik on nagu väga võimalikult keskkonnasõbralik. Samuti selline tuba on väga lihtsasti isikupärastatav, ehk siis nagu ma juba mainisin, siis mul on joogamatt, mingid tarokaardid, raamatud, seinamaaling, et iga asi kannab nagu tükikest minust. Et kui sul on selline lihtsa kujundusega tuba, lihtsad toonid, siis sul on palju lihtsam tuua siit neid esemeid ja asju siia.
mis nagu sind iseloomustavad. Siis ma leian, et selline tuba paneb hindama rohkem enda materiaalseid esemeid, mis sul on. Sa vaatad väga kriitilise pilguga, mis element või mis asjad, esemed su toas üldse kannavad mingisugust eesmärki. Ja kui sul on selline tuba, kus on väga palju asju, see on väga vabalt võid leida, et väga paljud need tegelikult ei täida mingisugust eesmärki sinu jaoks. Ja viimaseks, siin on lihtsalt selline rahulik vibe ja energia, mis mulle meeldib. See on palju rohkem minulikum tuba, kui oli mu eelmiselt kujundatud tuba. Et ma tunnen ennast palju kuidagi kodusemalt siin ja ma tahan palju rohkem oma toas olla ja seda korras hoida, sest et ma tahan hoida seda vibe'i siin. Mulle meeldib see. Nii palju siis sellest videost, väga loodan, et teile see meeldis. Kindlasti, kui teile meeldis, siis like. Ja kui tahate mu kanali tegevustega kursis olla, siis kindlasti saate subscribe ida ja mu sotsiaalmeediat jälgida, kui teil on selleks soov. Ma loodan, et teil tuleb imekena, imeilus aasta ning teie kõik soovid ja unistused täituvad. Nii et näeme mu järgmises videos ja loodetavasti näeme peagi. Tšauki!